Sõnajärje Ülle ja teine ettekandja samast töörühmas, kus tegeldi õpetuse ja alushariduse probleemidega, on Heili Leola ja ise juba täpsemalt, mis tehti. Ja meist ka välja toodud, et nii Krista Merle kui ka Jaan-Mikk ja Triinu Kärgla oli ka kaasatud meie töörühma, kellega me siis koos õppekirjandust uurisime. Miks üldse uurida? Ei ole väga palju erinevat Eesti seadusandlusest selle kohta kirjas. Põhikooli riiklik õppekava ütleb hästi ümmarguselt, milline see õppevara olema peaks. Koolieelse lasteasutuse riiklikuks õppekavas otseselt õppekavast ei räägita. On olemas üks määrus, mis siis annab selle vastutuse kirjastustele ja kirjastuste vastutusel toimub ka õppekirjanduse retsenseerimine. Aga õppekirjandust ilmub hästi palju, et kes võib-olla selle rohkem tegelevad, need teavad, et on kirjastusi palju, antakse välja palju, et see valik on hästi suur. Tegelikult on siin ka üks juhtumi juures, võib-olla see Krista paari sõnaga. Jah, see oli üks täienduskoolitus, kus me siis tõesti küsime õpetajate tagasisidet ja palusime neil analüüsida ja see oli jälle see niisugune alguspunkt, kus kõik algas. Et mida nemad siis märkasid ja välja tõid, et sellest Heili annab üle. Lihtsam on koostada materjale erinevatele protseduurilistele faktiteadmiste harjutamiseks, matemaatika kuulsustust välja toodud. Ja nagu näha siit selle teise näite puhul, et leiti tegelikult ka ühest tööraamatust sellised teemad, mis üldse on mõeldud õpetamiseks tegelikult teises kooliastmes. Eesti keele puhul tekstid pikad, keerulised ja need harjutused ei ole kooskõlas kontrolltöödega, mida siis kontrolltööd mõõdavad. Ja harjutused on koostatud ka nii, et nad tõepoolest hindavad, nendega saab hinnata neid madalamal kognitiivsel tasemel olevaid oskusi, võrreldes siis kontrolltööde ülesannetega. Ja mõned väga sellised üleüldised asjad ka siia veel juurde, mis nad õppekirjanduse kohta välja tõid. Et õpetajad ise leiavad, et neil on vaja selle jaoks spetsiifilisi teadmisi, et neid õppematerjale koostada, kompetentsust, et see ei ole päris nii lihtne, nagu võib-olla võiks arvata. Ja praegu, nad ise nii julgelt ütlesid, et nad teevad selle valiku tihti niimoodi tunde järgi, mida kasutada lastega. Samas meie kutsestandard ütleb, et üks õpetajate kohustuslikke kompetentse on ka õppevara valimine, koostamine, kohandamine ja vajadusel ka siis teha ettepanekud, et mida on vaja muuta õppevara juures. Õpetajate ettevalmistuses on küll kindel koht selleks, kuidas siis orienteeruda olemas õppevaras, ja ka luua seda õppevara, aga kindlasti on oluline selle teemaga rohkem tegeleda, kuidas analüüsida, kuidas hinnata, kuidas valida seda lastele sobivat õppevara, et õpetaja jääks ka väga ainult sellest iseendasse kinni. Natuke õppevara mõistest, et võib-olla juba jäi kõrva, et õppevara, õppekirjandus, et erinevad mõisted on siit läbi käinud, et õppevara on selline nagu katus, hästi suur mõiste, et sinna alla kuuluvad kõik erinevad õppevara liigid. Siin on kolmene jaotus, didaktiline õppevara, semantiline ja funktsionaalne õppevara, et selle jaotuse alusel siis meie räägime didaktilisest õppevarast, õppekirjandusest, aga see õppevara, eks, hästi palju. Et siin on ka selline väike skeem selle kohta, mida kõike lasteaias koolis kasutatakse, et alates tõepoolest lasteaias käbidest ja kirikestest, mida me kasutame, kuni koolis erinevate romaanide ja mille iganes asjani välja, et see õppevara on hästi lai. Aga meie oma selles uuringus, mida ma praegu tutvustan, uurisime konkreetsemalt õppekirjandust, uurisime eesti keele ja matemaatika õppekirjanduse kohta. Osales uuringus 111 õpetajat, 47 nendest oli esimese kooliastme õpetajad ja 64 lasteaiaõpetajaid. Täitsid ühe ankeedi, mille põhjal siis uurisimegi, et kuidas nad saavad üldse ise valida, millist õppekirjandust nad kasutavad, millistele eesmärkidele võiks õppekirjandus vastata, millised on olulised põhimõtted selle õppekirjanduse valiku juures
ja millised on need kriteeriumid, mis heal õppekirjandusel võiks olla. Paar slaidi siia veel nüüd siis tõesti, et kui kõige ilmestamaks, kui suur see valik tegelikult on, et mis siis seal uuringus ise lasteaiaõpetajad ja klassiõpetajad välja tõid lasteaia kohta, võin öelda, et matemaatikas nimetati 27 erinevat allikat ja keelekõne puhul 51, kusjuures 64 õpetajat oli, eks. Et see näitab nagu, et see on suur, mida see valik. Kooli puhul küll nimetati natuke vähem, matemaatika puhul 8 erinevat, kas siis raamatut või komplekti ja eesti keele puhul 18 arv, mis nad üldse nimetasid. Nii, esimene etapp, õppekirjanduse eesmärgid. Eesmärgid rühmitasime 3, kognitiivsed, afektiivsed ja metakognitiivsed. Hästi kiired mõned näited, aeg lippab nagu ikka. Kognitiivsete puhul üks harjutuse näide, kuidas siis tõepoolest teksti ka mitmekesistada, näiteks pildid mõne sõna asemel. Afektiivsete puhul on siin näide toodud tegelikult huvide kohta, kuigi eks aruabits, mida hästi palju kasutatakse, on võib-olla rohkem nagu meie põlvkonna huvidega kokku minev, et nüüd on juba Lotte, aga see ongi see, et lapsele tuttav tegelane, tal on huvitavam, ta uurib hea meelega, mis seal sees on. Ja metakognitiivsete puhul, kui siin eelmises ettekannete sessioonis, kes olid seal meie grupis, toodi välja, et lasteaias on metakognitiivsed, et siin on küll näide esimese klassi tööraamatust, aga samamoodi saab ka olla näiteks lasteaia, või ongi ka lasteaia töölehtedel, tööraamatutes selliseid lihtsaid harjutusi, kus nad saavad ise kontrollida, kas nad saavad õige lahenduse. Pärast tuleb mingisugune sõna kokku või lasteaias pigem sõnad koolis juba ka laused. Et saab küll. Nii, meil olid sellised väited erinevad, kus siis õpetajad said märkida, mida nad peavad oluliseks õppekirjanduse eesmärkide puhul. Ja siin on näha tulemused. Lasteaia ja klassiõpetajate puhul kognitiivsed ja afektiivsed eesmärke toodi välja võrdselt suhteliselt, et statistiline erinevus oli näha ainult metakognitiivsete oskuste arengu juures, kus siis tõepoolest, nagu näete, 2,5 ja 4,0 oli on see vahe, et lasteaiaõpetajad tõepoolest ei pidanud seda väga oluliseks, mida jälle meie peame oluliseks, et neile võib olla rohkem ka seda tutvustada ja seda välja tuua, et kuidas seda ka lasteaias ellu viia. Siis põhimõtetest oli avatud küsimus, kus õpetajad said nimetada 3 kõige olulisemat põhimõtet, mida nad õppevara puhul oluliseks peavad. Eristus 4 peakategooriat, mis nüüd siis kõik niimoodi vaatame üle. Kõigepealt vastavus õppekavale, ehk et suhteliselt loogiliselt õppevara võiks olla jaokohane. Ta võiks vastata õppekavale, et ma saan tõepoolest seda kasutades ka õppekava läbida. Lõimitus rohkem lasteaiaõpetajate puhul, kes pidasid seda rohkem oluliseks, et ei ole eesti keel ja matemaatika eraldi, vaid kõik asjad ongi ühtses töölehel, töövihikus koos, tänapäevasus, jõukohasus, mängulisus oli ja teemakohasus oli need märksõnad, mis tulid välja ainult lasteaiaõpetajatel, et klassiõpetajad neid ei nimetanud, mis on ka iseenesest loogiline ja metoodilisus viimase märksõnana siit. Sisu ja ülesannete mitmekesisuse juures väga õpetajad hindavad seda, et ülesanded oleksid mitmekesised erinevatele raskusastmetele, aga kindlasti ka, et nad oleks huvitavad ja ma saaks neid kasutada individualiseeritult ja võiksid toetada ka laste loovust. Ka see oli see, mis välja toodi. Järgmisena, et need sisu ja ülesanded oleksid ka selged ja arusaadavad, nii siis tööjuhised kui ka ülesanded. Ja lasteaiaõpetajad tõid selle veel eraldi välja, et tõepoolest ka illustratsioonid võiksid olla ikkagi sellised, nagu nad päriselt on, et paru ja enes on kõrvutis, nad ei ole ühesuurused seal pildi peal näitena. Ja viimasena sellised erinevad välised tegurid, atraktiivsus, et õppevara oleks lapsele atraktiivne, lisamaterjalid, mida tahavad just nimelt klassiõpetajad, et neil oleks üks komplekt, on õpik, tööraamat, ma ei tea, digilahendused seal juures, olete see tõepoolest ühtne komplekt. Kujundus, ka varasem kasutuskogemus on oluline ja vähesel määral nimetati ka hinde ikkagi. Nii, teine etapp, hea õppekirjanduse kriteeriumid.
Et võib-olla ma siin kommenteerin siis, et selles küsimustikus oli mitu osa ja see, mis meid huvitas, oli siis milline hea õppekirjandus, kus me need ideed saime. Emeriitprofessor Jaan Mikk kuulub siis üle Euroopalisse õppevara hindamise komisjoni, mis tegelebki siis parima õppekirjanduse valimisega igal aastal. See on PELMA ja need PELMA kriteeriumid olid meile siis aluseks, kui me hakkasime üldse oma küsimustikku välja töötama. Ja meil oli väited hulkaliselt rohkem, et selle slaidi peal on siis näha, et me tegime kinnitama faktoranalüüsi ja need meie headuse näitajad on sellised, et me võime selle faktoranalüüsi sobivaks tunnistada ja siin oli siis mõned on lõpptulemus, et mis meil siis välja joonistus, et õpetajad peavad õppekirjanduse puhul oluliseks metoodilist mitmekesisust, ütlevad, et õppevara peab olema arusaadav, see peab võimaldama kohandada õppevara sõltuvad siis sõltuvad laste eripärast ja nende võimetest ja väga oluline roll, nagu selle meie sekkumise uuringugi puhul tuli välja ikkagi sõnavara, et õpetajad peavad ka seda oluliseks. Nii et mis siin siis ees meil oli Likkerti skaala ja õpetajad ise märkisid, väited olid ette antud. Nii, ja siin on ka siis tulemused, et väidete arv, mis me siis lõplikult sinna sellesse faktoranalüüsi jäi, on siin. Iseenesest me näeme, et keskmised näitajad on üsna kõrged ja standardvalme on ka üsna, siin ei ole nii suuri erinevusi. Et see on nüüd see, millega me peame edasi minema ja see artikkel on plaanis siis avaldada selle sama õppekirjandusega tegeleva organisatsiooni Artemi enda ajakirjas e-Journal, mis on ka siis Vossiane baasis ja see on siis meie järgmine etapp, et kui me need kõik tegevused oleme lõpetanud, aga Heili räägib siis edasi sellest praktilisest poolest. Paar nii-öelda jah, natuke veel, et see PELMA juba on siia välja toodud, mida me siis tõepoolest kasutame, millest Krista ka rääkis, selle hindamisvihiku juhendmaterjali juures on olemas ka üks intervjuu kirjastus Mooduse esindajaga, kelle käest samamoodi uurisin, et kuidas siis, millised on tema mõtted õppekirjanduse hindamisel, kuidas nemad teevad oma valiku, millised autorid nad võtavad, kuidas nad retsenseerivad ja nii edasi. Kommentaar lihtsalt, et seda intervjuud võiksite sellest kõigi tehed kuulata, kui on huvi. Just. Ja publikatsioonid siis, üks on juba EHAs ilmunud, saate lugeda, vaadata, ja teine on esitatud retsenseerimisele. Aitäh! Nii, aitäh Heilile hea ajast kinnipidamise eest, et on küsimused. Ja, mul on üks väga ebakompetentne küsimus, aga natukene painab see nii selle teksti mõistmise juures, kui siis ka õppekava ja õppevara puhul. Minule teadaolevalt ei ole Eestis kooliealiste laste eakohast kõnet ka sõnavara uuritud. Et te olete nii suured spetsialistid selles valdkonnas, et kui oluliseks te seda peate just nimelt selle õppekava koostamise protsessis ja õppevara koostamise protsessis? Ja, see on ülioluline see teema, mis te tõstatate, et me näeme ju väga häid uuringuid, mis on tehtud just eripedagoogide ja logopoidide poolt, kus uuritakse laste kõnet. Et ma oletan, et sinu eelkooliealiste puhul. Just, et see on tehtud, eks ole. Aga seda me teinud ei ole, et me oleme nüüd siis liikumas selles suunas, et proovime seda parandada. Et digiefekti projektis on meil siis nüüd ka kuulamisülesanded, et meil ei ole sellised, kus nad ise kõneleb, et on ainult kuulamisülesanded ja olen saanud ühe magistranti juhendada endale, siis hakkab selle suulise kõnega tegelema. Nii et ütleme, haridusvaldkonnas häid näiteid tuua ei ole, jah, et sellega
on tegeldud kuigivõrd. Krista Kerge saatis meile mõned kontaktid, kellega me võiksime koostööd teha, aga meie ei ole. Loomulikult on, jaa, ikka on, muidugi on, aga meie ei ole ja see on just tõepoolest, et praegu on haridusteaduste instituudis on see olnud eripedagoogika osakonnas selline uurimisteema ja see on ülioluline. Aga ütlesin ka, et kui neid testi sai välja töötatud ja selle õppevaraga tegeldud, et siis ma mainisin Everi professor Jaan Uku nime, et vajasime teda väga, miks me teda vajasime just seetõttu, et tema on uurinud ju just seda niisugust keelelist mõistmist ja tööjuhiseid ja temast oli väga suur abi, et kui ka Maile Kästeriga töötasime välja neid teste, siis pidime vaatama hästi kriitiliselt nendele tööjuhistele otsa, mida on mõistetavad. Ja kui nüüd päris ausalt öelda, et siis nii selle tekstimõistmistestide puhul kui ka Maile Kästeri töö puhul, et ega me ei pääsenud ühe mõttevahendi katsetamisega selles mõttes, et teile parandused ja ikkagi, kuna me oleme lapsi testima ja need valimid on üsna suured, et see on suur töö. Et me peaksime olema veendunud sellest kvaliteedis, siis me teeme ikka ühe niisuguse katsetamise selleks, et arendada oma teste ja teisena teeme selleks, et saada kinnitus selleks, et need testid töötavad. Et alati on ikkagi neid kitsaskohti sellelegi vaatamata, et on mitu korda katsetanud. Nii et üks testi arendamine väga suur töö, et see on väljakutse. Võin väikse lühikese küsimuse. Mul Riigi ütles tuletas meelde mälestuse jaoks teemad. Lihtsalt ma mõtlen seda, et tegelikult reaalselt need tegelased olid ju päris hirmuäratavad, et kas kui olete lugenud need õppekava või õppevara analüüse, kui palju need illustratsioonid nagu reaalselt seda lugemisoskust ja huvi tekitavad. Mul see mõte lugemik on kohal ilustanud. See ma natuke lisaksin kooli, et esimene klass on pildi peal ka see nummiabis Ivo Eenisalu ise oli kohal, istus ja reaalselt inimlik lapsed kartsid. Kuigi ta oli telekas kõige ägedam, eks. Nüüd ma vaatan ise ka neid vanusvaateid, siis jänku jutleksin ja väga nagu ma kirjeldan seda, et see on väga selline nagu õudusfilmi materjal. Et kuidas nagu on sellist asja koolitud, et kuidas need illustratsioonid nagu avaldavad mõju inimestele? Jaa, illustratsioonidel on suur tähtsus, et see väide ei olnud mitte sama juhuslikult siin sees, et ka tõesti, kui jagatakse parima õppekirjanduse preemiaid, siis seda jälgitakse, kuivõrd asjakohased need on, et ühel pildil või illustratsioonil, nagu selle pildi või illustratsiooni puhul ei ole ju väärtust nagu iseenesest, et ta peaks toetama seda teksti mõistmist või seda teksti, et seda jälgitakse, et see väide on sees, aga me ei ole sellega nagu eraldi tegelenud, et tõenäoliselt selleks, et illustratsioone analüüsida, mis toetavad seda teksti mõistmist, siis see läheb taas selliseks interdistsiplinaarseks ja meie enda kompetentsist jääb siin väheks, et juba su küsimus on sisse kirjutatud, et me taas vajame kedagi juurde, et oma juurde. Ei, ma lihtsalt räägin silmaga, nagu sa ütlesid, et sa retsenseerisid üsna artiklit, mis vaatas oppa, siis nii palju össu tuleb, et teinekord vaata leiab midagi teine. Aga illustratsioonidel on muidugi, sest et muidu seda ju ei hinnatakse ka eraldi. Ja neid pildiseerijatega on küll tegeldud, et Eestis, et just eripedagoogid, et ka meie oma testis, kui Triinu Kärplaga tegime, oli neid pildiseerijad, et mis näitasid teksti mõista, et mul meenub üks, et parv lendas üle tee. Milline parv, üks on linnuparv ja teine on see parv, millega me sõidame ja et kas hiiglane kaotas hamba, hiiglane kaotas lamba, hiiglane kaotas lamba või hiiglane kaotas hamba, et kui ma ei kuule hästi, siis illustratsioon toetab seda, et ma oskan vastata, et see on nagu väga oluline.
aga vaadates tagasi, et ega me nende ülesannete puhul me seda küll ei adunud, et seal 4. klassis oleks probleeme seda olnud, et sellega oli päris hästi, aga nooremate õpilaste puhul kindlasti. Mis mõtlen, et vanasti need tegelased, oleks Lotte tundub sõbralikud, Lotte hirmu ei ole kuulnud. Ja ka popoaavitsat lasteaia kontekstis ikkagi ja käiakse Popumaal uurimas, mis on ja siis kasutatakse seda popoaavitsat rühmas, et viia looduslähedusse. Aga ma arvan, et meie või need praegused mudilased neid karuaavitsa saateid äkki ei ole näinud. Selle vastu ei ole. Ei, mul ei ole põnev vaadata, mul lihtsalt tuli meelde, et see on nagu kuidas see mõjutas telekas, ma näen seda tegevustöö, siis raamatus on poole ilusad meie mõistes, nagu see enne viimine, kui see päris tegevus, kui väga ma seda abilt tahtlen teha siis. Võib-olla ei taha. Väga võib-olla ei taha, jah. Aga kui tuleb Lotte, teine teema. Ja palun, et tõenäoliselt seda tuli uurinud, aga te ütlesite, et õpetajad nimetasid mitmeid erinevaid õppekirjandusest, eks ju. Kas oli mõni kirjandus või mõni asi, mis eristus nagu teistest eriti, mis nagu eriti teaks või? Otseselt selles uuringus ei eristunud, aga me oleme natuke edasi selle asjaga liikunud ja ma võin öelda, et õpetajad toovad välja nende kirjastuste tööraamatuid ja viikuid, kus autor ise tutvustab oma loodut. Et autor ilmselt ikkagi oskab väga hästi ära põhjendada, miks ta on midagi teinud ja nii kui oli seal näha, et nad olid saanud näiteks mingi autori koolituse, siis see õpetaja ütles ka, et ma olen sellele kindlaks jäänud, mina tean, miks see on hea, miks ma seda kasutan, et see põhjendatus, et see on küll see, mis on välja tulnud.